tere tulemast minu kanalile ja tänases videos on mul teile rääkida kaks teemat. Üks neist on siis minu arvamus FIFA Ultimate Teami kohta ja mis mina leian sellest parimat. Ning teine nendest on siis teema, millest saate ka teie mind aidata. Ja nii palju, kui ma selle FIFA kohta nüüd oskan öelda, olen mänginud juba paarkümmend mängu, siis kindlasti gameplay on minu arvates muutunud rohkem stressirohkemaks ja pole ründavamaks. Kaitsmine on tehtud minu arvates raskemaks ja mina sellest just kõige parem ei ole. Kuna nagu praegu nähagi, siis siin esimeses mängus andsin ma ära, tegelikult andsin ära 2 penaltit, praegu nüüd 1. Ja kuna mulle väga endale meeldib kasutada slide tackle'it, siis ma leian seda, et see ei ole enam eriti tark otsus, kuna see on liiga aeglane ja see on tihti alati olukordadesse hiljaks. Siis minu lemmik formatsioon, mida kasutada, mis mulle meeldib, mida võib-olla soovitan isegi teile ka, on 4-2-3-1. See on põhjusega, kuna 4 kaitset on alati vajalik. Mul jääb alati 2 CDM-i. Jäävad alati suke kaitsesse olukorda aitavad kaasa kaitseliinis, kui midagi jääb väga valesti. Ja see on mul kõige tähtsam. Siis need cammid on tähtsad ja võib-olla ongi 3 formatsiooni, mis on praegu head. 4-2-3-1, mida ma mängin. Siis on 4-2-2-2 ja 4-4-2. Mulle endale 4-4-2 väga ei meeldi. Ja kindlasti, kui te FIFA ostate endale, siis ma soovitan teile paar mängijat, kes on minu arvates selles FIFAs parimad ja parimad otseses mõttes. Nendeks on siis natukene alla 10 000 maksev Quincy Promes, kellel on 5-star skillid, 4-star Figfoot. Ta suudab lüüa olukorrad ära, mis talle annad ja ta on väga hea mängija minu arvates. Teine mängija, Alex Teixeira, brasiillane. Ma olen mänginud nii Richarlisoniga, olen teda proovinud, ütlen ausalt, Richarlison mulle meeldis vähem kui Alex Teixeira, kuna Teixeiral on midagi, ta on hästi kiire mängija ise, nagu praegu näete, ja suudab olukord taaskood ära lüüa. Nii palju kui mina oskan öelda on see, ma olen tegelikult natuke petnud selles mõttes, et mina praegu veel aru ei saa, kuidas on võimalik kasutada skill move'e korralikult. Tean seda, et nagu trackback töötab veel pooleldi ja nimelt on üks uus skill move, praegu nägite. See on ka töötav, aga ma leian seda, et nagu neid skill move'e kasutada on suhteliselt halb mõte, kuna sa ei jõua nendega mitte kuskile. Ja nüüd ma pöördun teie poole ühe teemaga. Kas teil on soovi, et tuleks FIFA 21 career mode? Kui jah, siis valige klubi. Ja kui on mingid reegleid, mida pean järgima, näiteks, et võin osta ainult noori talente või siis pean inimesi skautima kuskilt kindlatest riikidest. Sest et ma võin seda öelda, et minu jaoks on üks uus huvitav asi career mode'is. Selleks on nimelt see, et saad otsida Eesti riigist talente. Aga kui teil on soovi, siis kindlasti jätke kommentaaridesse, mis klubis ma võiksin kasutada. Ja mingid reegleid sellest. Aga minu Division Rivalsi placement matchid lõppesid siis sellega, mul oli 4 võitu, 1 viik. Lõpetasin küll Division 3-s, aga nagu näha, siis mul jäi Division 2-st ainult 30 skill rating punkti puudu, mis on 1 võitu võrra, ja järgmine mäng, mis ma tegin, jõudsime Division 2 ja sain lisaks veel suke 29 000. Aga kui teile meeldis see tänane lühike video, keerib minu arvamus, siis kindlasti jätke videole like, kommenteerige, mida te soovite, jätke ideid. Ja kohtume siis juba järgmises videos, mis tuleb arvatavasti reedel. Tšau!